Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse kaalud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 27. juuli kuni 2. august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No teil nädal algab siin rahakaartidega. Tuleb siit kohe müntide rüütel ja müntide kuningas. Müntide rüütel räägib sellest, et mis iganes, kas teil on nüüd mingisugune ostuplaan, sest ehitamist ma siin ei näe. Pigem oleks nagu soov midagi osta, midagi isegi võib-olla natukene hinnalisemat kui päts leiba või paar kingi. Siis rüütel räägib sellest, et tuleb oodata õiget hetke ja kuningas tema kõrval. Rahakuningas on väga tark kuningas just rahaasjades, temal on eelarve paigas. Ja tema räägib sellest, et ennem kui hakata midagi hinnalisemat endale ostma, tuleb teha korralik plaan. Vaadata kõik selle asja plussid, miinused üle. Kui sellel müntide kuningal kodus läheb külmkapp katki, siis tema ei torma poodi kohe uut ostma. Tema istub maha, teeb kõigepealt kõva eeltöö, tema uurib, mõtleb, millist tal vaja on, milline see peaks olema, mis funktsioonid, kas koos sügavkülmaga või eraldi 2 kappi. Vaatab ära ka kõik need klientide tagasiside, vaatab ära kõik tehnilised andmed, uurib ära kõik poed, et kus seda müüakse, missuguse hinnaga seda müüakse. Ja vot siis, kui tema leiab sealt selle, et ta on täiesti veendunud, et see on nüüd see kapp selle hinnaga, mida tema soovib, siis ta läheb seda ostma. Nii ka teil, et kui teil on plaanis mingi suurem ost, siis uurige põhjalikult, milline, kus kohast, mis on teiste inimeste arvamus, kas nad on rahul sellega. Nii on sellega, siis edasi tuleb teil siin mõõkade rüütel. No mõõkade rüütel on selles mõttes väga hea, et tema jälle tunneb seadusi. Tema oskab kõik lepingud läbi lugeda, tema vaatab, et need klapiksid seadustega, ei oleks mingeid konkse seal sees. Teda on väga hea kaasa võtta, kui teil on mingi leping vaja sõlmida. Tema tarkus sobib siis väga hästi. Edasi tuleb teil siin sauade rüütel. Vot sauade rüütel tahaks nüüd tormata ikkagi sinna poodi seda kappi ostma. Tema absoluutselt ei taha oodata midagi. Kappi on vaja, lähen ja ostan ära. Temal on selline, sauad on väga kärsitud, tal on vot just selline kärsitu iseloom, et tema tahaks kohe minna, asjadega peale hakata, mis siin passida. Tal võib-olla juba transportki ära tellitud, et kappi on ju vaja, lähme tõmbame ära sealt esimese ette juhtuva, mis seal vahet on. Edasi tuleb, siin alumises reas on sauade 10, see minu jaoks on alati olnud raske koormakaart. Eks see otsustamine on ka raske koorem, aga te olete võib-olla ka pisut ennast nagu töödega või tegemistega üle koormanud. Et kas olete ise endale võtnud nüüd mäekõrgused kohustused ja tunnete, et enam ei jaksa? On teil võib-olla mitu asja korraga käsil, et te lihtsalt ei jõua enam nende vahel seal pendeldada? Et tunnete, et jõud saab otsa? Kõiki asju on vaja teha ja ööpäevas on ainult 24 tundi. Magama peab vahepeal ka. Et vot selline, ma pigem arvan, et see on tunne. Nagu, et kui te teeksite korraliku plaani, paneksite kirja, mis tööd, mis järjekorras ja mis kohustused, mis järjekorras ära teha, siis ma arvan seda, et teil tuleb kenasti välja. Kui te pendeldate kõikide oma kohustuste ja tööde vahel, siis tekibki see tunne, et ma ei jõua, ma lihtsalt ei jõua.
nende kõikidega tegeleda. Ma ei tea, seal lillepeenrad on vaja rohida, aknad tuleks ära pesta, kodus on vaja suur puhastus teha. Ma ei oska öelda, mis teil seal veel kõik tegemata on. No siis tekibki see tunne, et ma ei tea, kus kohast ma selle jõu võtan, aega ei ole. Tehke plaan. Täna rohige lillepeenraid, homme peske aknaid ja nii edasi, kõigi oma töödega. Edasi tuleb siit Sauade kuningas. Sauade kuningas on väga tark. Aga talle ei meeldi igasugused paberid, igasugune rutiin selles mõttes, et midagi peaks hakkama veel vaatama, mõtlema, tegema. Tema tugineb oma teadmistele. Võtame selle sama külmkapi näite. Ta teab, et külmkapid seal töötavad hästi, mis seal ikka on. Ta läheb koos selle Sauade rüütliga sinna sama seda kappi ostma kohe. Temale ei meeldi oodata. Sauade kaartidele ei meeldi oodata. Nemad tahavad kohe ära teha. Nad muutuvad kärsituks, kui nad ei saa liigutada. Nemad tahavad tegutseda. Ja viimase kaardina on teile välja tulnud saatuse ratas. No see on väga huvitav. Saatuse ratta kohta räägitakse seda ja teist. Öeldakse, et saatus ise keerab meile selle õige lehekülje ette. Et saatuse ratas muudab meie elu. No eks elu muutubki pidevas muutumises, oleme nii meie kui meie otsused ju tegelikult muudavad ka meie elu. Saatuse ratta kohta ma olen ka rääkinud seda, et kui te ikkagi käite toidupoes ja vaatate seal, no seisate näiteks järjekorras, ei lähe ise teeninduskassasse, vaid lähete sinna päris kassapidaja juurde. Ootate seal järjekorras ja näete, ma ei tea, no eks igas poes on erinevalt, ma tahan sinna jõuda, et näete neid lotopileteid seal. Ja kui tekib ikka hirmus soov osta sealt üks pilet endale või seekord võtta bingoloto või mingi muu, nii palju juba uudised ju räägivad, et jälle ja jälle on tulnud suur võit Eestisse. Kui tuleb see soov ja tahtmine, et ma tahan, vot täna ma tahan, kohe näpud sügelevad, siis ostke see pilet ja pange oma saatus proovile. Aga kui teid jätavad need piletid külmaks, vaatate ainult ilusaid pilte seal peal, siis las ta jääb. Ei ole järelikult praegu teie päev seda sealt ostma hakata. Ja väga suurelt ei soovita ma ka nagu õnnemängudesse panustada. Kunagi muidugi ei tea. Õnnemäng ju sellepärast ongi õnnemäng, et ei tea, kellel veab. Aga eks elul on omad plaanid ka teiega. Nii et võtke vastu kõik, mis elu teile pakub. Midagi siin halba ma ei näe. Mõelge oma suuremad ostud läbi ja vaadake ka kõik need tingimused läbi, lepingud läbi. See ei pruugi muidugi ka olla mingi suur ost. Kuigi ma siiski arvan, et teil mõlgub meeles midagi endale soetada. Vot selline lugemine tuli seekord, armsad kaalud. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.